No nii, see video on sulle, tädi Tiiu, peamiselt. Mõtlesin, et näitan Stone'i surnuaeda ka. Et siin on siis see surnuaia vana osa ja näitan pärast uut osa ka. Üks asi, mis mul oli väga raske harjuda alguses, oli see klaasiklibu, mis igal pool on. Ja ma päris mitu korda olen vaadanud huvitavat, kas see on klaasiga kaetud hauatool, et siin on katki läinud või midagi. Tegelikult on see klaaskruus dekoratiivne ja see on siia meelega pandud, ehk siis ilupärast. Siin on nüüd näha korrektsem see versioon, aga ma näitan teisele poole ka. Ja ma küsisin J.M. käest järgi ka ja tema ütles, et see oli üks periood selline, kus oli hästi moes haudade katmine siis klaaskruusa, klaaspärlitega ja et üks vahe pandi lausa selliseid värvilisi, kiiskavaid, läikivaid selliseid merekivikese tüüpi pool läbipaistvaid kive haudadele peale. On ka ilusad ja uhked ristid vannud sellised. Siin on keldiriste ja kivisid hästi palju. Et kui mujal Inglismaal inglikujud pannakse üldiselt pigem laste haudadele, siis Stone'is seda kommet ei ole. Siin inglikuju pannakse lihtsalt kaunistuseks või rahuvalvajaks juurde. Et mõnes surnuaias on ikkagi Inglismaal päris raske just sellepärast käia, et igal pool, kus sa näed väikest inglit, et sa emotsionaalselt tead, et laste hauad, et see teeb nagu keeruliseks. Näitan natuke need hauakive ka, mis on siis Eestist veel erinev, on see, et siin on kombeks panna hauakividele, eriti kui tegemist on siis jõukamast perest lahkunuga. Lisainfot näiteks, siin on väga ilus kiri, et armastav mälestus emast Patricia Harrison Hindist, kes leidis rahu ja õnne, kui ta taas ühines oma isa John Hindiga. Ja üks asi veel on see, et siin on osadel kividel on veel lausa, kust kohast inimene pärit oli. Henry Cecil Wenger on Moat House'ist, siis Astonist. Ja mida veel peale pannakse, on vanus, et see on hästi-hästi levinud, et lisaks surma- ja sünnidaatumitele armastav mälestus Marjorie Mary, kes oli siis Michael G. Cope'i armastatud abikaasa, suri 27. juulil vanuses 59 aastat. Päris vanadel kividel on vahel peal ka surmapõhjus, aga see keelati mingil hetkel ära või siis muutus lihtsalt piinlikuks või kombevastaseks. Et see on jah selline teistmoodi kui Eesti kuivad ja hästi arhivaari moodi kirja pandud surmadaatumid. Näitan siis ühte hauda, kus on samas majas elanud perekond ja naaber ja on siis ära mainitud ka Lillian A. Davis, kes ei ole pereliige, aga kes suri rahulikult juunis 1960. aastal ja kes oli siis maja perenaise Lillian Deakini väga hea sõber. See on siis vana surnuaia osa tagumine serv ja siia on siis maetud Dominikaani ordu nunnad. Ehk siis siin see ühe koguduse õed, nunnad ja abtissid. Neil on siis oma pind siia jäetud. Kõik kivid on ühesugused, hästi sellised delikaatsed ja kõigil on kirjas täpselt ühtemoodi, et mälestuseks on nimi, on vanus ja ongi kõik. Seal tagapool ma vaatan, äkki ma leian mõne surmapõhjusega kiviga hinnatud või kallis mälestus meie pojast, tagas Robert Davidsonist, kes suri õnnetuse tagajärjel 18-aastasena. Siin on ka üks selline natuke teistmoodi kivi Eesti mõistes, ehk et Charles Kenneth Barrilow, puhkarahus, oma pere poolt armastatud, samuti tema abikaasa Ellen, kes siis suri 1996 ning nende poeg David, sulgudes näitleja, kes suri Pariisis 60 aasta vanuses aastal 95. Näitan seda küngast siis nendest haudadest, mis ei ole päris kabeli ääres, mille järgi kabeli lähedus platsanti ei tea täpselt, aga et siin on üks huvitav haud. Esiteks on see valge marmoriga, mis siin kandis ei ole tavaline, et mõnes Inglismaa piirkonnas on seda päris palju näha. Teiseks on siin selline huvitav inforohke kivi jälle. Et näiteks
siin on kirjas, et armastav mälestus Williamist, kes oli siis Williami ja Mary Kay 3. poeg ja suri lahingus Mesopotaamias 26-aastaselt. Samuti ülalmainitud William Key, kes oli siis armastatud abikaasa Mary Kay'le, kes on ka üleval mainitud ja kes siis suri 57-aastasena ja nende 5. poeg Albert, kes suri siis 25-aastasena ja nüüd puhkab siin. Mõnel ongi väga armsalt kirja pandud kivile, näiteks siin all on näha, et Mary Kay, kes jäi magama, et see tavaliselt on märk sellest, et siis vanas eas või rahulikult haiguse tagajärjel inimene siis suri. Siin on Johnile, kelle kohta öeldakse, et puhkab seal, kus varjud ei lange. Selline mälestustekst siis kivil. Minu armsa õe Florence Emma Greeni mälestuseks. Et jälle on pereliikmed on siis kuidagi mainitud või kes kivi pani on siis ennast ära maininud, et Eestiga võrreldes on see selline päris huvitav komme. Samuti on seal eemal täiesti erandliks haud, miks see seal eraldatud on, ei oska isegi arvata. Kivi on siis algselt Fredile, kes on siis Mary Ann Lee abikaasa. Fredi nime on kivi peal mainitud ükskord seal üleval, mitte just väga suurena. Siis on see mainitud, tegemist oli, tema siis positsiooniks oli Mary Anni abikaasa olla ja alla natuke suuremalt taas, et siia vahetud ka siis see Mary Ann ise. Ehk siis, et selle abikaasa nimi kuidagi on olnud vähem tähtis, et ma uurin pärast see käest, et millest sellised valikud tulevad. Nüüd on jälle üks valge haud, aga siin on näha siis, et kivi peale on pandud aadres ka vanus ja aadres, kus siis inimene elas. Teistmoodi hauad kohe siin vanas osas värvilisemad ja Jay kommentaar on, et tegemist on tõenäoliselt siis traveleride, ehk siis meie mõistes justkui mustlase perekonna haudadega. Ei ole värsked hauad üldse, eks ole, aga on dekoreeritud hulla ja mustaga värvilised ja pildid peale. Et üldiselt siin seda piltide hauakivisse panemise kommet ei ole inglastel, eriti siis Anglikaani kiriku liikmetel. Lähen siit äkki vähed sinna uuemasse osasse ka korraks. Siia Jay perekonnast ei ole mitte kedagi maetud. Et Jay isa ja vanaema on siis maetud nende sünnikanti. Näitan surnuaia seda uuemat otsa ka, seda kõige värskemat otsa. Ja nagu näha, siis siin on päris palju kunstlilli. Ja see on sellepärast, et Inglismaal vähemalt meie kandis siin sisemaal ei ole surnuaias käimise kommet. Ehk siis perekonnad käivad võib-olla sünnipäeval, võib-olla surma aastapäeval, aga enamasti käiakse pigem korra aasta-2 tagant üldse surnuaias haua peal. Ja üldiselt dekoreeritakse siis selliste mitte hooldamist vajavate lilledega.